Kaunis võlavähendusfaas. Võlavähendusfaas võib olla kole ja ta võib olla ka kaunis. Kuidas see saab olla kaunis? Isegi kui see faas on olemuselt keeruline situatsioon, siis keerulise situatsiooni parimal viisil lahendamine ongi ju kaunis. Palju kaunim kui võlgu võtmisest tagant lükatud ja tasakaalust väljas olev ületarbimise faas. Kaunis võlavähendusfaasis võlad vähenevad heas suhtes sissetulekutega, päris majanduskasv on positiivne ja inflatsioon ei ole probleem. See kõik on saavutatud, seades asjad õigesse tasakaalu. Õige tasakaal vajab asjakohast segu kulutuste vähendamisest, võlgade restruktureerimisest, varade ümberjaotamisest ja rahatrükist, nii, et majanduslik ja sotsiaalne stabiilsus säiliksid. Inimesed küsivad, kas raha trükkimine mitte inflatsiooni ei kasvata. See ei tee seda, kui ta on tasakaalus langeva krediidiga. Mäletad, kulutamine on see, mis loeb enim. 1 euro kulutatud rahas annab võrdset efekti hinnale 1 euroga, mis on kulutatud krediidis. Täpselt sama asi. Rahatrüki abil saab keskpank teha tasa haihtuva krediidi hulga uue prinditud rahaga. Selleks, et asja kulgu ümber pöörata, peab keskpank lisaks sissetulekute suurendamisele ka sissetulekute kasvu kiiruse saama suuremaks, kui intresside koorem kogutud võlal on. Mis selle all mõeldakse? Põhimõtteliselt peavad sissetulekud kasvama kiiremini kui võlg. Näiteks, oletame, et riik, mis läbib hetkel võlavähendusfaasi, omab võla sissetuleku suhet 100% ehk 1:1. See tähendab, et tema võla suurus on sama tema aastase sissetuleku kogu hulgaga. Mõtle selle võla intressimäärale. Ütleme, et see on 2%. Kui võlg kasvab 2% aastas ja sissetulek kasvab vaid 1% aastas, ei vähene võlakoormus kunagi. Printima peab piisavalt raha, et sissetulekute kasvuprotsent läheks intressimäärast suuremaks. Raha printimist võib aga lihtsalt ära kasutada, kuna see on nii lihtne ja liiga paljud eelistavad seda alternatiividele, põhjustades sellega vastuvõetamatult kõrge inflatsiooni tekkimise, nagu näiteks Saksamaal juhtus nende võlavähendusfaasi ajal 1920. aastatel. Võti on aga liigse raha printimise vältimises. Kui kontrollivad võimud saavutavad õige tasakaalu, ei ole võlavähendusfaas üldse nii dramaatiline. Kasv on aeglane, aga võlakoormad lähevad alla. See ongi kaunis võlavähendus. Kui sissetulekud hakkavad tõusma, muutuvad laenajad taas krediidi vääriliseks. Ja kui laenajad on krediidi väärilised, hakkavad laenajad uuesti raha välja laenama. Võlakoormad hakkavad lõpuks kukkuma. Kuna inimesed saavad raha laenata, saavad nad rohkem kulutada. Lõpuks hakkab majandus jälle kasvama, viies olukorra taas pika võlatsükli paisumise ehk kasvufaasi. Ehkki võlavähendusfaasi protsess võib olla hirmus, kui seda halvasti juhtida, parandab ta lõpuks probleemi, kui ta on hästi juhitud. Võtab umbes 10 või rohkem, et võlakoormad kukuksid ja majanduslik aktiivsus muutuks tagasi normaalseks. Siit ka termin kadunud dekaad ehk kadunud 10. Kokkuvõtteks. Loomulikult on majandus keerulisem kui nendes minevates ampsudes räägitud ja joonistatud. Küll aga joonistades lühikese võlatsükli pika võlatsükli peale ning seejärel joonistades nad mõlemad produktiivsuse kasvujoonele, annab mõistliku šablooni, et näha, kus me oleme olnud, kus oleme praegu ja kuhu varsti jõuame. Kokkuvõtvalt tahab Ray Dalio edasi anda 3 kuldreeglit. Esiteks, ära lase oma võlgadel suureneda kiiremini, kui sissetulekud seda teevad, sest su võlakoorem saab sinust lõpuks jagu. Teiseks, ära lase sissetulekutel tõusta kiiremini, kui tegelik produktiivsus seda lubaks. Lõpuks ei ole sa sedasi konkurentsivõimeline. Ja kolmandaks, tee kõike, mida saad, et oma produktiivsust tõsta, sest pikas perspektiivis loeb see kõige enam. Lihtne nõuanne Ray Daliolt sinule ja ka paljudele juhtidele. Sa võid üllatuda, aga enamik inimesi, ka meie valitsejaid, ei pane piisavalt tähelepanu sellele, millest me siin ampsudes rääkisime. See šabloon on töötanud Ray Dalio jaoks aastaid ja loodetavasti töötab ka teie kõigi jaoks. Suured tänud ja järgmiste ampsudeni!